Hakkame nüüd valmistama vahtralehti, ilusaid sügisvärvides vahtralehti. Selleks on meil vaja soovitud värvitoonides nööre, mis võiksid olla 5 mm jämedused ja ühekordselt keerutatud nöörid. Neid on lihtsam lahti kammida. Ja kääre, kammi, üks vahtraleht šablooniks ning juukselakk, et pärast see lehe kuju paremini hoiaks. Lõigake endale sobilikes värvitoonides 25 cm pikkused nöörid ja siis hakkame nüüd punuma neid ühe pikema nööri ümber lehe kujuliseks. Ja see pikem nöör võiks olla olenevalt siis planeeritud lehe suurusest, näiteks 40 cm pikkune nöör võiks olla. Võtke see 40 cm nöör ja murdke pooleks ning tehke siia ülespoole lihtsalt tavaline sõlm. Ja nüüd ümber selle 2 nööri otsa, mis siia alla jäid, hakkame punuma neid ilusaid värvilisi nööre. Võtke selleks 2 25 cm pikkust nööri. Nii. Esiteks murdke esimene pooleks, siis murdke teine keskelt pooleks. Asetage see niimoodi sealt üle. See roots pange siit vahelt üle. Tooge siia ja need alumised otsad tõmmake siit aasast läbi. Tõmmate ühest otsast ja teisest otsast pingule. Ja siis lükkame selle siia sõlme vastu. Ja niimoodi kinnitame kõik need lõigatud nöörid. Vahepeal võite mõõta oma vahtralehe pikkuse järgi ka, et see ots, vahtralehe alumine ots jääb siia selle sõlmekese juurde ja need kinnitatud nöörid võiks jääda kuskil siiamaani, et siin võiks olla viimane. Et kinnitate nöörile siit järjest kõik need nöörid ära ja kuskil siin maal võiks olla siis see viimane nöör kinnitatud. Mina kinnitasin siia kokku 28 nööri ja siis sellega saan sellise ilusa suure vahtlalehe endale teha. Järgmiseks tuleb nüüd need kõik nöörid siin lahti kammida. Selleks, kui hakkad kammima, hoia ühe käega keskkohta kinni ja siis kammi kõik need nöörid läbi, et nad oleks lahti kammitud. Kui kõik nöörid on lahti kammitud, siis jälgi, et kammiksid alumise osa suunaga siia keskkoha poole ja et külgedelt oleks suhteliselt nagu risti selle rootsuga ja mõõda kindlasti ka, et sinu valitud leht mahub ilusti siia peale ära. Nüüd järgmiseks võtame juukselaki ja kohe tublisti laseme seda juukselakki siia peale. Kohe südamest laseme seda juukselakki siia peale, siis vahepeal natuke tõmbame neid kiude, sest siia jäävad sellised juukselaki mullikesed jäävad muidu peale. Tõmbame natuke neid kiude üle. Neid võib kohe tugevasti kammida veel üle. Mina tõmban praegu õrnalt. Ja lasen veel juukselaki, et ta ikkagi korralikult kõvaks läheks, enne kui ma teda hakkan vahtralehe kujuks lõikama. Siis tõmmake veel korraks õrnalt kammiga need mullikesed siit pealt ära ja jätke see lehekujutist nüüd kuivama umbes 10 minutiks.
nii et siis katsuge, kas ta on juba pealt kuiv ja kas ta on juba kõvemaks läinud. Ja jälgige, et see juukselakk, mida te kasutate, oleks ikkagi hästi tugev. Et minul on mega strong valitud ja tavaliselt jääb väga hea ja tugev töö peale seda, kui see on ära kuivanud. Kui leht on ära kuivanud, siis võtke see šablooniks olev vahtraleht, pange see siia peale ja lisaks oleks siis vaja mingit vildikat või markerit, millega siis lehe piirjooned siia peale joonistada. Nii, minu vildikas polnud just kõige parem. Ühesõnaga ma näen, et ma joonistasin siia sellised rohelised piirjooned. Ja nüüd tuleb siis ettevaatlikult mööda neid piirjooni see leht välja lõigata. Ja minu oma tuli siis sellise kujuga. Ja vahtraleht.